Triin-Marleen Ustal, palju õnne esiteks Eesti meistritiitli puhul. Aitäh! Ja palju õnne sellise vägeva tulemuse puhul, et see naerunägu, ma arvan, on ikka nagu väga selge põhjusega. Ja täna tõesti tuli parim ring ja putt läks, kõik oli ideaalne, kõik sobis lihtsalt, nii et jah, ma tänan. On sul mingi seletus ka sellele, et kust see nüüd täpsemalt tuli või mis asjad kõik kokku loksusid? Tead, ausalt öeldes ei ole, kuna mul oli vigastuspaus, siis endalegi üllatusena olen ma siin esikoha peal ja mängisin nii hästi. Et võib-olla see paus aitas siis, et võtsin rahulikult ja mõtlesin kõik löögid läbi, et ei hakanud kiirustama, et võib-olla see siis aitas. Kas see esikohal mängimine olukorras, kus viimaseks päevaks ikkagi nagu pinged olid sinu peal ja ma kujutan ette soov see vägev võimalus meistriks tulla ära kasutada oli päris suur, et kui palju see nagu peas tekitas neid mõtteid, mida golfimäng teadupärast isegi harrastajatel tekitab? Jaa, neid mõtteid oli väga palju, aga mul olid head toed olemas, et inimesed elasid kaasa mulle, et selles mõttes kõik nagu läks hästi, üritasin ennast maha rahustada ja mängisin oma mängu. See viimane rada siin Raeväljakul pärast ümberkorraldusi, on ikkagi selline, mis, ma ei tea, natuke ma arvan, võtab nagu mõtlema, et seal on võimalik igasugu jamasid kokku keerata, et mis tunne seal viimase raja alguses T-boxis on? Jah, see rada on olnud siuke kurjekuulutav alati, et seekord ma mõtlesin rahulikult läbi, hingasin paar korda sisse välja ja siis lihtsalt lõin ja siis läks peale ja siis oli väga hästi. Ja. No sa ütlesid, et esiteks on elu parim ring, eks ole, miinustesse mängida viimasel võistluspäeval, kasutada ära see hea võimalus ja mitte lihtsalt võita, vaid võita ikkagi sellise vägeva mänguga, et mis nii-öelda sina ja golf, mis seisus, mis suhtes te hetkel olete ja kas see tänane ring sunnib natukene üle vaatama ja võib-olla veel suuremaid plaane tegema? Kindlasti kõigepealt tuleb see võit nagu endale kohale tuua, et siis mõtleb nagu, mis saab. Aga hetkel olengi golfitreener, hästi palju praegu tööd teinud vigastuse pärast, et eks vaatame, mis tulevik toob. Mis see vigastus andis või selles mõttes peale tervenemise, aga see paus just, et kas see kuidagi siis puhastas kõvaketast või mis selle kasu võis olla? Jah, ütleme nii, et sai nii-öelda mõelda läbi kõik asjad, sai nii-öelda tagasi tõmmatud, et paar viimast aastat ikkagi suved oli ikka väga hullult golfi, et siis saigi nagu maha tõmmata seda ja oligi 4-kuune paus, et see aitas kaasa, et sai rahulikult mõelda. Nii et golf nagu selline elu õppetund põhimõtteliselt. Täpselt nii, jah. Aga palju õnne veel kord ja head nautimist! Aitäh!